Tere, kaasteelised. Tegelikult parandan vea. Tahaks lugeda Rudolf Rimmelit. Ja võiks öelda, paljud ei tea seda autorit. See mees valutas Eesti iseseisvuse eest südant kindlasti rohkem kui mina, kui sina või keegi teist siin üldse. Aga nüüd ma loeks mõned kaksikvärsid tema raamatust Usutunnistus, mille luuletused on pärit kuskil 30-35 aasta tagant. Kui sulle kodumaa halb tunduma ei peaks, siis küsi endal, mis sa tegid tema heaks. Veel üks õnnetu läks võõralt mullalt mulda. Kui omal maal on õnn, siis võõrale ei tulda. Rahvas, mõtle halvale, sagedamini kui heale. Juurteta mets tungib juurtega metsale peale. Juht armastas kõike nii siiralt läbi enda. Ta armastas ka rahvast, nagu lollakat venda. Usk, et ta jääb rahva mällu, olnud enda vett. Käib kolmas järelpõlv ta haual laskmas vett. Ei tea. Vähe veel. 10 pärast 7. Seda on mingi tund aega veel. Ei ole, vähe. Vähem või? Kella 7 ajal on lõppsõna. On. See on lõuki tore, kuna siin on pärast... On lambakarjaski hulle, see on lõuki tore, kuna siin pärast... keda elutarkus ei hari. Juht toinaste järel tulle on tormanud mõnigi kari. Hellad tahavad ka veel tagasi. Seda jääme vaatama. Ma olen ilmast on ju. Sain silma, aga ma ei tea. Sama. Ma sain pildi ära, nii et... Koosolekud, kähplused, mängumaad, vanded, kirvud tsirkuse kähpluses, känguvad anded. Kõik on hästi, 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 kõik on kästi. Ahastus uputab metsi ja linnu ja laevu. Rõõm vaatab mööda ja päästma ei vaevu. Me juhmus kandub selle tõttu läbi aja, et õpetajaid endid on õpetada vaja.
paistab. Ka minus peitub tagurlikku meelt. Ma tahan Eestis kuulda eesti keelt. Ma arvan, et Rimmelist praegu aitab. Võiksin öelda, et see tuli spontaanselt hommiku otsides paberit ja pliiatsid siia kaasa. Sattus see sama raamat näpu vahele. Mõtlesin, et miks mitte paar verssi ette lugeda. Aga mul on ka üks luuletus veel, millele ma siis paar sõna juurde ütleks. Aga see on juba teiselt autorilt. Tegu on suht trükisooja luulekoguga 93 päikesetõusu. Autor Sigrid Osa. Aeg saab otsa. Ühel päeval meil ei ole enam aega. Öelda kallima, kuidas teda armastab. Jagada naabriga kõrvitsakoogi retsepti. Täita oma laste unistus. Ühel päeval meil ei ole enam aega. Minna Paljajalu mereranda. Tuultega tantsima. Ja suudlema silmapiiril langevaid tähti. Ühel päeval meil ei ole enam aega. Leotada esmaspäeva pärastlõunal kuumaks aetud merevees pärnaõitsi. Ja süüa vanaema südamega tehtud pannkohvi. Kuuma kohvi ja ma arvasin, et mul on aega. Ma eksisin. Ma ei tea, kas ma saan seda ankla leia teile. Ja selle peale ma tahakski öelda, kallid kaaskannatajad. Kaua me kannatame? Aeg saab otsa. Ma olen püüdnud käia viimase paari aasta jooksul igasugustel meeleavatustel, et midagi muutuks. Ja kurb on see, et kohale jõudes heal juhul on võib-olla 200-300 inimest, halvemal juhul 10. Võtke ennast kokku, kui midagi toimub ja tulge Toompeale. Pange see teler kinni, jätke vaatamata see seebikas, mis iganes. See ei anna meile midagi. Aga kui mitte nüüd ennast uuesti vabaks võidelda, siis millal veel? Aitäh!